Autoneti proovisõit algab veidikene eriliselt, sest ilm ei hellita meid. Nädal tagasi me tegime proovisõitu Toyota uue sportauto GT86-ga. Paraku on ilmselt niimoodi, et see mudel jääb siiski üsna siukseks nišitooteks ja väga suurt turgu sellele keegi ei ennusta. Täna aga me vaatame Toyota jaoks strateegiliselt väga tähtsat uut mudelit, see on hübriidmootoriga linnaauto Yaris. Me mäletame, et esimesed hübriidmootoriga autod, Priused ilmusid turule kuskil 1997. aastal. On siis võtnud ligi 15 aastat aega ja üle maailma müüdud 4 miljonit hübriidmootoriga autot selleks, et kombineerida see tehnoloogia odavaks, vastupidavaks ja vastuvõetavaks B-segmendi autodele. Uus Yaris ilmus meie teedele 8 kuud tagasi ja ka Autonetis me kirjutasime pika proovisõiduloo sellest. Nüüd siis tuleb Toyota välja hübriidmootoriga. Ja mõistagi, nii nagu iga hübriidmootoriga auto puhul oli ka Yarise väljatöötamise eesmärgi luua ökonoomne, madala emissiooniga, korralik, mugav linnaauto. Yarise hübriidi loomisel oli üks eesmärkidest mitte vähendada selle ruumikust. Tegu on ju siiski väikse autoga ja iga kuupsentimeeter on siin tähtis. Samas me ju teame, et hübriidajam nõuab veidikene rohkem ruumi kas või akude mahutamiseks. Ja siin leiti selline huvitav lahendus asjale, et akud paigaldati tagumiste istmete alla. Ehk siis täiendavat ruumi need akud ei võta ja võrreldes tavalise Yarisega on siin täpselt sama palju ruumi. Ma ei hakka täna pikalt Yarise disainil peatuma, sest me tõepoolest oleme sellest autost juba varem rääkinud. Siin pisikesed nüansid on, aga kes tunneb huvi, see läheb, vaatab ise. Et pigem sõidame temaga ja vaatame, millised on sõiduomadused. Nagu hübriidide puhul ikka on nende põhiliseks plussiks madal kütusekulu linnas sõites, sest kõik kiirendused saab toimetada kas elektrijõul või vähemalt selle abil. Kui seni on hübriidide puhul kasutatud 1,7 liitrist bensiinimootorit lisaks siis elektriajamile, siis Yarise puhul optimeeriti seda 1,5 liitriseks ehk leiti, et siis ökonoomses huvides on mõttekas teha jõuallikas väiksemaks, aga samas sellele lisandub ka muidugi selline ökonoomsuse perspektiiv. Sõidurežiime on siin 3. Tavaline, ökonoomne ja EV. Viimasel mõeldakse siis valdavalt elektrilist liikumist, kuigi see ei elimineeri täielikult bensiinimootori, vaid lihtsalt tagab selle, et võimalusel kasutatakse liikumiseks elektrienergiat. Ökorežiim lihtsalt elimineerib järskude kiirenduste võimalused. Hübriidne Yaris on tegelikult päris vaikne auto. Maanteel, kui ühtlase kiirusega liikuda, siis on summutatud nii rehvimüra kui tuulemüra, mida kindlasti tasub veel ära mainida, on üsna hea rool. Ta on selline parajalt jäik. Auto kuulab ilusasti sõna, manööverdamisvõime on ääretult hea. Pöörderaadius on kõigest 4,7 meetrit. Kui nüüd rääkida hindadest, siis kõige odavama hübriidmootoriga Yarise saab kätte veidikene odavamalt kui 17 000 euroga. Ilmselt kõige populaarsemaks modifikatsiooniks saab järgmine varustusaste, mis maksab 1000 eurot rohkem, kuid kus on juba kõik sõitmiseks vajalik olemas. Niisiis selline on Toyota uus hübriidmootoriga Yaris. Päris huvitav auto. Aga meie kohtume juba järgmisel nädalal. Seniks olge mõnusad.